Armuline ja halastaja on issand, pika meelega ja suur helduselt. Hea on issand kõigile ja tema halastus on üle kõigi tema tegude. Sind ülistavad, issand, kõik sinu teod ja su vagad tänavad sind. Nemad kõnelevad sinu riigi auhiilgusest ja nad räägivad su vägevusest, et teada anda inimlastele tema vägevust ja tema riigi auhiilguse ilu. Sinu riik on kõigi ajastute riik ja sinu valitsus kestab rahvapõlvest rahvapõlve. Au olgu isale ja pojale ja pühale vaimule, nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb igavesest ajast igavesti. Aamen. Issandas armastatud vennad ja õed, Hardla kogudus, tänasel 21. pühapäeval pärast nelipühi me tervitame teid ja kuuleme jutluse mõtete aluseks Jumala sõna apostel Pauluse teisest kirjast Timoteosele 4. peatükist 5 esimest salmi. Ja apostel kirjutab nõnda. Ma vannutan sind Jumala ja Kristuse Jeesuse ees, kes tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle ning tema ilmumise ja tema kuningriigi nimel. Kuuluta sõna, astu esile, olgu aeg paras või ärgu olgu. Noomi, manitse, julgusta igati pika meelega ja õpetamisega. Sest tuleb aeg, mil nad ei salli tervet õpetust, vaid otsivad endile oma himude järgi õpetajaid, kes kõditavad nende kõrvu ja pööravad nad end eemale tõest ning pöörduvad müütide poole. Aga sina ole igati kaine, kannata kurja, tee evangeeliumi kuulutaja tööd, täida oma hoolekande tööd. Aamen. Sellise manitsusega, head sõbrad, tervitab meid ajastute tagant apostel Paulus, mitte üksnes oma sõpra ja vaimulikku poega Timoteost, kellele see kiri on mõeldud. Mitte sellepärast, et Timoteos oleks kuidagi usust taganenud, vaid selleks, et teda julgustada ja veel innukamale kuulutustööle õhutada. Paulus kirjutab selle kirja üsna oma elu lõpupäevil, oodates vangistuses kohtuotsust, mis tolle aja mõõdupuu järgi sai olla ainult ühesugune märtri surm mehele, kes oma usust ei tagane. Ja nõnda ka läks. Oma elule tagasi vaadates, sellest kokkuvõtet tehes, kirjutab Paulus oma lähematele kaastöölistele ja sõpradele ja Timoteosele, kes oli küll juba enne Paulusega tutvumist kristlane, kuid sai Pauluselt julgustuse või nii-öelda sõbraliku müksu hakata oma usku ka laiemalt kuulutama. On Paulusel varuks palju häid ja julgustavaid sõnu, aga nendest sõnadest kumab läbi ka midagi muud. Mitte üksnes julgustus, vaid meeldetuletus, milline on Timoteose, milline on meie kõigi kohus Jumala ees, milline on meie ülesanne siin maa peal. Mitte teha karjääri, teenida rohkem raha, olla tuntud ja mõjukas, olla üks nendest Hollywoodi superstaaridest või poliitikutest, kelle poole rahvas alt üles vaatab, vaid olla tõe kuulutaja. Kuulutada seda sõnumit, mille Jumal ise on oma sõnas meil ilmutanud. Seda sõnumit, mis on Pauluse sõnade järgi terve õpetus. Kuulutada seda ka siis, kui meil selle eest tuleb kurja kannatada. Meie maal on
evangeeliumi kuulutaja töö selline, mis otseselt elu ei ohusta. Ja tihtipeale kurdame me liigselt tühjade kirikusaalide üle, selle üle, et rahvas ei võta Jumala sõna südamesse, ei hooli sellest ega mõtlegi kuigi palju neile usukaaslastele, kes teevad oma kuulutustööd nendes maades, kus selle eest võib tõepoolest eluga maksta. Maailm on kuri paik tõe kuulutajatele. Maailm ei armasta tõde. Maailm eelistab selle asemel magusaid valesid, mis kõditavad kõrvu, nagu kirjutab apostel Paulus. Ja tõe rääkijaid, mitte üksnes Jumala tõe, vaid iga tõe rääkijaid vihatakse ja põlatakse. Nende üle irvitatakse. Neid mõnitatakse. Neid peetakse otse kui mingiteks veidrikkeks, kelle üle igaüks võib naerda. Ei, mitte üksnes maailm ei tee seda. Teeme seda meiegi, kristlased. On minu enese sõprade hulgas üks selline väike kogukond, kuhu ma kuulun. Kristlased viimse meheni ja naiseni. Aga on meie hulgas üks selline natukene omamoodi inimene, kes teeb vähe sellist arusaamatuks jäävat nalja ja kõik tema mõttekäigud ei ole alati kuigi hõlpsasti jälgitavad. Ta kipub pikalt heietama, aga oma sõnade mõtteni jõuab tihtilugu alles jutu lõpus, siis kui kõik kuulajad on juba väsinud seda iva otsimast ja ootamast. Me olime temaga koolikaaslased ja ma olen temast alati suuresti lugu pidanud. Aga haiget teeb mulle see, kui ma näen, kuidas meie kristlastest usukaaslased, need, kes ise peavad ennast tublideks, pagadeks, käivad usinasti kirikus, teevad enda meelest ka kuulutustööd. Kuidas nad tihtilugu selja taga, aga mõnikord ka lausa näkku seda üht meie sõpra ja kaaslast pilkavad, tema üle naeravad, teevad nalja, kutsudes ka teisi üles naerma ja mitte keegi ei mõtle sellele, et see ei ole õige. Et niiviisi teeme me haiget sellele samale Kristusele, kelle sulasteks me ennast peame, keda me kuulutame. On neid siin ilmas, kes peavad iseennast ainsa tõe monopoli valdajaks, kes väidavad, et üksnes neil on õigus. On neid ka usukuulutajate, ka vaimulike hulgas, kes ikka veel, ka 21. sajandil, koostavad pattude pingeridasid, näitavad üksteisele ja oma kaaskristlastele näpuga ja leiavad, et kõige hukkamõistavam patune on ikka see, kes teeb midagi, mida nemad ise ei ole teinud. Neil hetkedel meenuvad mulle sõnad armastatud romaanist Kristiina Lauritsa tütar, mida ma ikka aeg-ajalt oma jutlustes mainin või tsiteerin, et inimene ei peaks mõistma hukka neid, kes teevad asju
mida tal enesel pole julgust teha, kes peavad seda halvaks või suisa patuseks, eriti just sellepärast, et ise tahaks, aga ei julge. See oli nüüd vaba refereering. Mul ei ole praegu raamatut kõrval, et täpselt tsitaati ette lugeda. Ja tihtipeale on hea neid samu mõtteid, mida me iseeneses vaevaga maha surume, teises avalikult põlastada ja neile näpuga näidata. Aga mitte see ei ole see noomimine või manitsemine, millele apostel meid kutsub. Mitte see ei ole õige kristlik tegu, oma venna hingeõnnistuse eest seismine. Sest Kristus ei võtnud kelleltki võimalust meele parandamiseks. Kristus ei ole üheski oma kõnes, üheski jutuajamises oma apostlitega öelnud, et see või teine patt on niisugune, mille juurest ei ole enam tagasi teed. Ta ei ole kasutanud aega, mil tal oli rahva tähelepanu selleks, et loetleda üles, et prostituudid või homoseksuaalid või raha laenajad, liigkasuvõtjad, petjad või abielurikkujad või te võite seda loetelu ise oma mõttes jätkata, oleksid päästmatult kadunud. Jah, tema kutsub meid üles oma venda manitsema ja sellele kutsub meid üles ka apostel Paulus. Aga see manitsemine tähendab ukse lahti jätmist. See tähendab, et me anname inimesele võimaluse. Kui talt küsitakse, kui palju kordi peab oma vennale andeks andma, kas on küllalt 7 korrast, siis vastab ta mitte 7, vaid 70 korda 7 korda. Väga palju kordi. See ei tähenda muidugi mitte näppudel loendamist, et mitu korda ma juba olen talle uue võimaluse andnud. See tähendab seda, et neid uusi võimalusi tuleb anda jälle ja jälle, nii kaua, kuni neid küsitakse. Ja pakkuda neid ka siis, kui teine enam küsida ei julgegi. Uued võimalused, uued algused, uued tähendused, uued üksteise mõistmised. Uued suhted, mis on istutatud vanade suhete põrmu. Nii nagu me lillele või puule paneme istutades alla head mulda, võib-olla isegi komposti, selleks, et ta jõudsamalt kasvaks. Nii väetame me iga päev oma suhteid endiste eksimuste põrmuga, et sellest võiks sündida midagi uuemat ja paremat. Andeks andmine mitte üksnes sõnades, vaid südamega ja ukse lahti jätmine, et alati saaks tagasi tulla. Minu väikesed tütred ei väsi mind üllatamast ja hämmastamast. Mitte üksnes oma teadmistega, nende ulatusest on mul ju ikka mingisugune ettekujutus, vaid sellega, kuidas nad mõtlevad ja järeldusi teevad. Nädala või oli see juba paari eest, käisime ühes meie jaoks taas uues linnas veidi luusimas ja sattusime ühele poele, kus meil täiskasvanutel oli üpris põnev, aga
lastel jäi veidi igavaks. Sest sellest reisist, mida see pood meil meelde võimaldas tuletada Šotimaale, on ainult vanimal tütrel üleüldse võimalik mälestusi omada, teisi lapsi siis polnudki veel. Ja ka tema oli nii väike, et ega ta tegelikult ei mäleta. Ja kui me siis poest väljusime, ütles seesama vanem tütar mulle lause, mis jäi mulle arusaamatuks ja tol hetkel põhjustas üksjagu muigamist. See pole aus, emme. Teie saate kogu lõbu ja meie pole veel kitsed allagi saanud. No, ei mõistnud minu suure inimese rumal ja piiratud mõtlemine, kust tuli järsku see kitsed all. Aga et meil igasugused lemmikloomad on alatihti päevakorras, siis mõtlesin ma, et küllap on nüüd siis jälle uus mõte tekkinud, milliseid loomakesi tahaks elus endale koju võtta. Seda jäi siiski kuidagi kripeldama ja järgmisel päeval uurisin siis, et mida ta selle lausega ikkagi mõtles. Ja ta ütles mulle, et aga emme, see oli seal raamatus kirjas. Millises raamatus, küsin mina. Jeesuse elu, mis on üks meie enim loetud, võiks öelda lausa kapsaks loetud raamatuid viimasel ajal. Üks mu laste lemmikuid, millest ka noorematele ette loetakse. Küsin siis, et kus koha peal seal selline asi kirjas oli. Ja mu tütar vastab, et seal, kus vanem poeg ütleb isale, et mina olen sinu juures tööd teinud ja sa pole mulle kitsed allegi andnud. Aga nüüd, kui tema tuleb maailmast laiadelt teedelt, annad sa talle härja värsi. Ausalt öeldes ma ei ole tükk aega nii tummaks üllatunud kui sel hetkel. Sest minu laps tuletas mulle meelde midagi, mida ma ise selles kontekstis ei oleks kohe kindlasti osanud seostada. Olen ma ju ise sedasama kirja kohta küllalt lugenud ja sellest isegi jutlustanud, aga see sõnastus ei tulnud kohe üldse tuttav ette. Ja siis ma mõtlesin, et lastelt on jällegi õppida. Seesama lugu, mida ta küll mitte päris sõna-sõnalt ei osanud tsiteerida, seesama lugu sellest, kuidas antakse uut võimalust, kuidas võimaldatakse tulla tagasi. Noomitakse ja manitsetakse. Küllap sai see poeg neid noomimisi ja manitsemisi küllalt kuulda. Ehk oli see üks põhjus, miks ta kodult ära läks ja maailmast paremat õnne otsis. Ent ometi võetakse ta vastu. See, millele Paulus meid samuti üles kutsub. Julgusta igati pika meelega ja õpetamisega. Julgusta. Ma arvan, et meie kristlaste ülesanne siin maailmas on just see. Julgustada neid, keda pilgatakse, kellele naerdakse. Julgustada neid, kes tunduvad olevat erilised või teistmoodi või kuidagi mõistetamatud. Julgustada oma lapsi, et nad otsiksid Jumala sõnast tõde, otsiksid seda, mis neid kõnetab just siin ja täna ja praegu.
sest kui nad leiavad sellest sõnast endale juhatust headel aegadel, siis leiavad nad julgustust ja tuge ka halbadel. Ja just see on kõige tähtsam. Et me nii headel kui halbadel aegadel, olgu aeg paras või ärgu olgu, nagu ütleb selle kohta apostel, ei unusta Jumalat, ei pöördu temast eemale, ei otsi meelepärasemaid õpetusi, vaid järgime neid lihtsaid juhiseid, mille apostel meile on andnud. Manitse ja julgusta. Aamen. Ja me palvetame. Vägede issand, kõigeväeline Jumal, meie täname sind selle eest, et sa hoole ja armastusega, igikestva ustavusega oled saatnud meile juhatuse oma pühas sõnas, et sa oled andnud meile õpetust, kuidas me peame elama, millist tõde otsima, mida tegema oma venna heaks. Ava meie silmad ja südamed, et märgata neid, kes vajavad manitsemist ja julgustamist. Anna meile enestele julgust seda alati teha. Õpeta meid tegema vahet olulise ja ebaolulise vahel. Selle vahel, mis toob meid sinule lähemale ja selle vahel, mis meid sinust lahutab. Õpeta meid armastama nii, nagu sina oled meid armastanud. Õpeta meid usaldama. Õpeta meid olema toeks. Olema selleks õlaks, mille najale toetub meie ligimene, meie vend. Õpeta meid olema armastuse astjateks. Õpeta meid jääma ustavaks raskustes ja rõõmudes ja otsima teed sinu juurde. Ja sinu eneseõpetatud sõnadega meie palume. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sünnigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand, lasku oma pale paista meie peale ja olgu meile armuline. Issand, tõstku oma pale meie üle ja andku meile rahu. Aamen. Armsad sõbrad, ma tänan teid, et te jagasite seda palvemõtisklust tänasel pühapäeval meiega. Ja ma soovin teile, et te südamest oleksite väga hoitud, väga õnnistatud ja et Jumal jääks ikka teiega. Ja me kohtume teiega taas veebipalvuse vahendusel juba novembrikuus. 13. novembril ehk siis 2 nädala pärast ja taas esimesel advendil. Soovin teile õnnistatud